8. karutükk ehk astu, väike eesel. Keegi peaks selle nüüd ära koristama. Ma sain küll aru, et lillekäpp tegelikult noris mu kallal ja mina olingi see keegi. Muidugi, mul läks kollane värv ümber ja tegi põrandale inetu loigu. Ja üks pintsel läks päris katki, sest ma astusin selle varre peale, kui ma oma maali kaugemalt vaatasin. Ja pintslite loputamise vesi on veel ära viskamata. Ja ma loputasin pintsleid tegelikult ühes lillekäpa ilusas vaasis. Ja pliiatsite teritamise pudi kukkus põrandale laiali. Päris kogemata läks nii, ega ma siis meelega tuba sassi ei ajanud. Hakkame nüüd koristama. Astu, väike eesel, hüüdis lillekäpp mulle. Ma tean küll, et ta on varem ka nii öelnud, eriti siis, kui ma jään mõttesse. Ükskord ma küsisin, et miks ta nii ütleb ja tema vastas, et see on ühest vanast laulust. See lause. Mulle tundus päris imelik, et ta mind ühe vana laulu pärast eesliks kutsub. Seda enam, et minu kõrvad pole kuigi pikad. Aga kui ma selle peale pikemalt mõtlesin, siis hakkasid minu pea ümber hoopis ühed teised sõnad tiirutama. Enne veel, kui me nende sõnade juurde läheme, vaatame võib-olla korraks, kui hulluks see tuba siis läks peale seda, kui nässu maalis, vee ümber ajas ja pudi põrandale kallas. Aga lugu ise oli selline. Astu, väike karu, peas on mõtteid nagu tarus mesilasi. Astu, jookse, tuul teeb õues liivakooke, karva sasib. Lippa, vudi, torm toob hoovi lehepudi. Mida teha? Astu, väike karu, taskus kastanite varu, käpas reha. Kuniks mina sõnuritta riisusin, oli lillekäppal põrand puhas ja isegi pintsel ära parandatud. Ainult selle õnnetu värvise vaasi pesin ikka ise ära. Hakkasin vaasi pestes mõtlema, et tegelikult pole mul midagi selle vastu, et lillekäpp mind eesliks kutsub. Meie muuseumis elavad üleskeeratavad eeslikesed ja nad on väga toredad. Alati, kui kellelgi on vaja vankriga midagi vedada, on nad valmis aitama ja oma võtmeid laenavad nad hea meelega. Mina sain ükskord neilt isegi porgandi kingiks. Minu poolest võib lillekäpp mind edaspidigi eesliks kutsuda. Eeslid on targad ja abivalmis loomad. Nojah, koristamisega saime 2 peale enam-vähem hakkama. Aga mulle meenus, et üks amet on tegelikult koristaja ametist veel keerulisem. Arst. Sellise tööga juba igaüks hakkama ei saa, arvas lillekäpp.